tore, et siin on kohal ka Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ja meie väike panus sellele, et häid mõtteid tuleks festivalilt kõikidesse kodudesse kaasa. Mina olen Johannes Vedru Spordi- ja Olümpiamuuseumist ja Eesti Rahvusringhäälingust. Sellel suvel kuidagi päriselt mõte läheb sinna, et kui need vihmahood meile juurde tulevad, siis nad on erakordselt intensiivsed. Aga tänane teema pole sporti surnud planeedil ja ma natuke laiemalt siin üks aeg tagasi vaatasin teaduskirjandust, et kui temperatuurid maailmas tõusevad, siis kas inimesed on võimelised nii kõrgetasemelisi sporditulemusi saavutama. Näiteks European Sports Manager Quarterly, selline ajakiri eelmise aasta juunis kirjutas siis ühe põhjaliku artikli, kus erinevate tööde siis ülevaade tehti viimase 10 jooksul, mis on selles vallas kirjutatud teaduskirjanduses. Ja no näiteks üks järeldus, mis tehti, et kõrgemad temperatuurid tähendavad seda, et maratoni jooksus jäävad ajad lahjemaks. No tere tulemast. Meil paar kuud tagasi sündis maailmarekord, kus ametlikult esimest korda joosti alla 2 tunni maratoni. Suuremat õhusaastet seostatakse vähem välja joonistatud söödumänguga või rohkemate eksimustega kohtunike poolt jalgpallis. Et kui õhk on saastunum, siis söödumäng ei ole enam nii kaunis vaadata ja kohtunikud eksivad. Teeme üks omad järeldused siis viimase MM-finaalturniiri kontekstis. Selles, kuidas autorid näevad õhusaaste mõju staadionite külastatavusele, on eriarvamused. Ühed ütlevad, et saastunum õhk toob vähem pealtvaatajaid ja teised ütlevad, et sellist seost pole üldse olemas. Tüüpiline teadus. Meil on õnneks üks teadlane ka siin täna. Saab siis kõigest sellest rääkida. Nii et tänased osalejad, suur au kõigi nende mõtteid kuulata. Laskesuusataja ja Eesti Olümpiakomitee liige ja ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee liige Johanna Talihärm. Aplaus. Teisel serval siis väga tuntud rahvasportlane, mitte rahvaspordiks on seda võib-olla vähe nimetada, ikkagi väga tuntud tugev harrastussportlane, pika staažiga, aga tegelikult majandusharidusega, eks, ja tuleb siis seda spordikogemust ise ütleme sporditegijana tooma, aga teiselt poolt ka siis õppejõuna, nooremteadurina rekreatsiooni ökoloogias ehk siis kõik need asjad kokku ja Reeda Tuula Fjodorov. Tere! Ja siis üks mees, tegelikult 2 meest, kes mõlemad väga palju tegelevad ürituste korraldusega erinevat pidi, ehk et Tiit Pekk on meile tuttav siis erinevatest rollidest suusakommentaatorina, spordiorganisaatorina ja praegu siis siin paneelis kui Alutaguse maratonide rajameister ja ka EOK asepresidendi ametit täitnud Tiit Pekk. Tere! Ja Kaupo Tammemäe, kes siis ütleme, et hoiab perekonnatraditsiooni, eks, ja on siis siin kui Tartu maratoni esindaja. Tervist! Ja siin on natukene kallutatud jõud selles mõttes, et te olete kõik ikkagi mingit pidi suusaspordiga seotud inimesed. Mina seda valikut ei teinud, aga püüame siis tasakaalustada. Nii, ja me võtame sellel teemal ehk siis pole sporti surnud planeedil, mis muide tegelikult peegeldab ka ühte spordimuuseumis, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis praegu käimas olevat ekspositsiooni, mis just nimelt tegeleb spordi ja keskkonna omavahelise suhetega. Et see on nagu mõnes mõttes see tänane arutelu peegeldus. Ja me võtame Eesti fookuse, aga ma juba kuulsin, kui omavahel arutati, et tegelikult Eesti fookus ei tähenda seda, et ei võiks tuua võrdlusi välismaalt erinevate ürituste korralduse mõttes näiteks. Aga üks selline esmane ülesanne meile, et sealt samalt Spordi- ja Olümpiamuuseumi näituselt on üks väga silmi avardav fakt. Sünteetilistest materjalidest tennisepallid, mis sisaldavad siis mikroplasti.
neid toodetakse aastas 330 miljonit palli. 330 miljonit palli. Ja lagunemine võib võtta aega ühel pallil kuni 400 aastat. Nii et siis, ma ei tea, et kui me võtame 330 miljonit, korrutame 400 aastaga, et kui palju aastaid läheb aega, et ühel aastas toodetud tennisepallid laguneksid. Ja neid palle on tõesti keeruline ümber töödelda. Miks seda kõike tehakse on siis, olete näinud, eks ju, suurturniiridel, suur Grand Slam turniiridel on siis ka niimoodi, et kui teatud arv game on mängitud, siis tuleb pallide vahetus, uued pallid lähevad mängu ja vanad lähevad, ma ei tea, kuhugi kas siis lastele mängimiseks või ütleme siis tipp nendega enam tegemist teha ei soovi. Nii et see on üks näide, et kuidas sport siis keskkonda mõjutab. Mis te arvate, mis me peaks tegema konkreetselt näiteks nende tennisepallide näite puhul, et seda olukorda kuidagi muuta? Kui me täna oleme siin ikkagi selle eesmärgiga, et äkki me leiame koos mingisuguseid lahendusi ka. Minu meelest Eestis on olemas üks tegutseja, ma nime ei julge öelda, aga kes võtab neid tennisepalle kasutusse ja nüüd nad tahavad laieneda ka terve Läänemere pealt kokku korjata neid. Aga ma peast nimesid ja koguseid ei julge öelda, aga mingeid lahendusi on leitud. Ahaa, nii et mingid lahendused juba on. Õnnestus mõned aastad tagasi käia Prantsusmaal sarnasel paneelil, kus enne Pariisi olümpiat ja seal üks Prantsuse mittetulundusühingu tutvustas, kuidas nemad betoonitööstuses, betoonipaneelides nende valamisel üritavad, ma ei tea, kas see on täna töösse läinud või mitte, neid kasutada, et need siis nii-öelda tekitavad seal betoonkonstruktsiooni sees siis kuidas õhu, et betoonpaneeli kergemaks muuta, aga samas, et konstruktsiooni tugevused ja nii-öelda ei kannataks, et kaugele see jõudnud on, ma ei oska öelda, aga sellist suunda on mõeldud ja otsitud. Tahate midagi lisada siia? Väga targad mõtted. Ma jääks ikka oma liistude juurde, et kui me jõuame sinna värskes õhus metsas toimuvate ürituste juurde, siis ma võtaks sõna. Ma võib-olla lisan ühe hästi väikese pragmaatilise, praktilise näite ühest kogemusest korporatiivüritustega näiteks. Et need tennisepallid said olema kokku kogutud päris suurel hulgal, mida kasutati siis rekvisiitide ja kaunistuste looval lähenemisel, et siinsamas kodus. Nii et spordimuuseumis on see näitusel on üks tool, mis on siis inspireeritud nendest pallidest, et saab nende pallide peale istuda sellele toolile. Et seal toolil, olgem ausad, palle eriti ju palju ei olegi, kui võtta 330 miljonit võrdluseks. Aga me hakkasime seda asja ikkagi lahendama nüüd sellest otsast, et mis me nende kasutatud pallidega siis teeme. Aga äkki me oleme üldse vales fookuses. Kas me ei peaks arutama seda, et miks neid palle nii palju vaja läheb? Et miks me peame neid palle vahetama nii tihti? Kas see tõesti on seda väärt? Ma keeraks jälle metsa selle noole. Ehk number 1, miks ma siin võib-olla istun, et kus ma selle mandaadi võtan, et ma spordiürituste korraldamise ja ökoloogilise jalajälje teemal üldse sõna võtan. Number 1, ma olen aktiivne osavõtja olnud. Eestis rahvusvaheliselt käinud ka väga vahvatel üritustel a la l'Etape de Tour, kust on toodud palju nippe, mida välismaal on tehtud, mida omal ära kasutada. Siis ma olen aktiivne korraldaja, kohtunik ja kui ma mõtlen, et miks neid asju midagi nii palju vaja on, ma toon ühe praktilise näite. Me tegime aastal 2015, kui me hakkasime esimest rattamaratoni tegema, umbes 800 suunasilti selleks, et metsas inimesi juhtida õigel poole. Nad on tänaseni kasutuses. Mitte ainult meil, naaberorganisatsioonid laenutavad ka neid välja. Need lähevad peale iga üritust, käivad lapi alt läbi, lähevad sorteeritud kastidesse. Kogukond teab, tuleb ja laenab ja ma tean, et me ei ole ainukesed, kes samamoodi, siit kõrvalt räägitakse sulle sama juttu ja need sama komplekt silte sõidab ringi täna juba rohkem kui 10 aastat. See on üks näide sellest kohast, kus näha, kui sul seal kohalikus piirkonnas on, et võtame Eesti näitel, maakonna spordiliidud, kellel on kindlad telgid, mingit atribuutikat, mida on sul vaja selleks, et spordiüritusi korraldada. Sa tead, et võt sealt Enno käest saan
ja niimoodi jäävad need uued tootmised tegemata. Ma hakkaks siit poolt pihta, et jääks natuke maa lähedasemaks ja mõtleks, et kuidas ma siin koha peal jätaks midagi tegemata ja kasutaks seda, mida on. Mul võib-olla sellise koostöö mõttena lisaks tuli see juurde, et lisaks ka see, et muidugi oma liistude juurde tuleb jääda. Koostöös tuleb leida need head partnerid, kes neid innovatiivseid tehnoloogilisi ideid küll pakuvad. Tennisest ei tea ma mitte midagi, aga just nüüd Tiiduga koostöö näide on sellest, kus ka ökoloogilise jalajälje mõttes me räägime nende inimestega, kes teavad nendest aladest väga hästi ja väga palju ja siis arutame koos, millised on need ökoloogilised jalajäljed ja kuidas neid mõõta ja milliseid metoodikad sobivad selleks. Nii et tennise kohta ma ei ole küll õige inimene siin üldse rohkem kaasa rääkima, aga need õiged partnerid üles leida ja nendega koos hakata siis harutama, seda on nagu kõige mõistlikum ilmselt. Ma võib-olla lisaks nendele mõtetele seda juurde, et ürituse korraldajana tihti kõik korduskasutatavad mõtted ja ideed atribuutika osas on tihtipeale ka kõige soodsamad olnud juba aastaid. Tänu sellele on ürituse korraldusesse roheline mõtteviis sisse kirjutatud olnud, aga tulles nende pallide juurde korra tagasi, siis ma eeldan, samamoodi ma tennisest ei tea, aga ma eeldan, et see pallide vahetamine algab mingist tasemest alates, et laste treeningutel ma loodan, et neid palle saab kasutada ikkagi mitmeid kordi. Ja nüüd võttes siis paralleeli, kuna ma üht-teist ka nii-öelda talialal tippspordiga seotud olen ja Johanna, ma arvan, võib seda kinnitada ümber lükata, et ka seal varustus tuleb suusakeppe, suuski mõne hooaja tagant välja vahetada. Aga nüüd see saavutus ja tippsport on kogu selles jätkusuutlikkuse maailmas üks väike, ma arvan, murdosa või fraktsioon, mitte tõmmata nagu seda tähtsust maha, et samm tuleb teha nagu kõigil, aga kogu selle eesmärgi päriselt saavutamiseks, ma arvan, tuleb mõjutada neid sektoreid ja neid valdkondi, mis kõige suuremat mõju avaldavad. Et selles osas ma arvan, see mõte peaks olema sinna suunatud. Seda küll, aga teistpidi on niimoodi, nagu me teame elust, et see, mis lõpuks midagi muudab, on eeskujud ja raha, kaks asja. Ja põhimõtteliselt tippsport siis saab pakkuda ikkagi mingis mõttes seda eeskuju. Aga Johanna, laskesuusatamises ikkagi vist padrunid 2 korda kasutada ei saa. Ei ole veel siiamaani kokku puutunud, aga padrunikestad korjatakse kokku. Otepääl on, ütleme nii, et selline, kutsume teda siis fanatiks, võib-olla mõni näeb teda natuke kodutuna, kes läheb sinna tiiru ja korjab neid padrunikestasid kokku, sest selle eest saab metalli kokkuostus päris head summad. Nii et jah, sa ei saa küll seda püssirohtu 2 korda kasutada, aga see tina, mis jõuab märkideni ja siis see nii-öelda padrunikest kõik korjatakse kokku ja see on tavapraktika. Hästi, aga selle esimese väikese harjutuse kokkuvõte võiks siis olla selline, et me saime teada, et Eestis on ettevõte, mis tegeleb valdkonnaga ja siis me saime teada, et laiendame seda korduvkasutusele. Ma ei tea, kas neid tennisepalle nagu turniiride vahel vist ei saa niimoodi jagada, et mingid mängud mängitakse ühtede pallidega ära, saadetakse järgmisele turniirile, et siis oleks ka nagu ringlus tagatud. Aga põhimõtteliselt mingid mõtted siit saime. Aga kuulge, kuidas üldse on, et kui palju me selles kõiges tuuleveskitega võitleme? Et kui me võtame nüüd Eesti tasandi ja Johanna võib-olla võib rääkida, tegelikult kõik võite rääkida sellest, mis toimub globaalselt ka. Et kas see on mingit pidi üldse moes päriselt, et kas päriselt ka keegi pingutab, kas päriselt ka midagi tehakse, et spordi kaudu keskkonda hoida ja Tiit, kui ma sinust alustan, et siis kuivõrd see Eestis on täna niimoodi, vasta ausalt, et kui sa keskkonnateemadega ei tegele, sa oled spordiinimene, et siis sa oled nagu onu Heino. Ma panen kõigepealt ühe rahvusvaheliselt 2 väga hea ja väga halva näite oma sellest eelmisest elust, kui ma tehnilise delegaanina mööda maailma ringi sõitsin. Sotši olümpiamängud. See looduse vägivald, mida tehti sinna, et neid radu ja rajatisi kõiki teha, see on kole. See maalihked, mis seal mägedes, ilusates mägedes toimusid, see on võimalik ainult seal ühiskonnas. Meie kõrval Norra, kui ta valmistus 2011 Holmenkolleni MM-iks,
Holmenkollenist teatavasti kõik suusatajad teavad, oli kunagi 25 kilomeetrine ring, siis 16,6. Selleks, et olla valmis kaasaegsete nõuetega 2011 MM-iks, kogukond tuli kokku, nad leppisid lõpus kokku 8,3 kilomeetrise raja, mis sai kohapealse kunstlume tootmise võimekuse, rulliraja, valgustuse, kõik. Aga selle asemel, et teha kõik 25 kilomeetrit ringi, nad leppisid kokku, me teeme selle, see jääb kogukonnale maha, me oleme MM-iks valmis. Ehk ühesõnaga võib mõelda nii ja naapidi. Aga kas sa siin kohapeal mõtled roheliselt või mitte? Minu paraku kõik üritused toimuvad sellistes kohtades, mis on looduskaitse teatud piirangute all. Kui ma ignoreeriks, siis ma neid ei korraldaks, sest mul on ikkagi pikaaegsed suhted RMK ja Keskkonnaametiga ja need suhted on ajas läinud ainult paremaks. Ehk me räägime, Reeda on olnud mahitaja ja uurija, mida me sinna loodusesse teinud oleme. Ehk kui sa ei tegele sellega, siis sul võib-olla pole kohta selles. Ja ma tean ka teisi spordisarju, Tallinna orienteerumis neljapäevakud näiteks, mis on väga pika vaatega juba need plaanid ära teinud ja teab, kus saab ja kus ei saa midagi teha. Ma ei tea, kas vastasin su küsimusele. Vastasid ikka. Aga Reeda, mis siis välja on tulnud, kui me konkreetselt nüüd uurimegi seda aspekti, et mida korraldajad siis halvasti teevad ja mida hästi ja nii edasi? Ega me siis korraldajate tegevust ei ole niiviisi hinnanud, kui hästi või halvasti või kvaliteetselt need teevad, et küsimus on konkreetses eesmärgis ja see näide Tiiduga koostööst Alutaguse rattamaratonilt on tulnud, kus Keskkonnaameti jaoks on oluline teada saada, et need rattamaratonid, mis toimuvad, et kuivõrd nad siis oma selle ühekordse intensiivse jäljega sinna loodusesse ja nendele radadele kahju teevad või hoiavad ära, siis see on see praktika, mis meil näitab, et jah, see ühekordne jälg on üsnagi tugev, aga kui seda teha hästi läbimõeldult, need rajad hästi läbi mõelda ja koos läbi arutada Keskkonnaametiga, et milliseid kohti vältida, kus on need õrnemad pinnased ja kuidas rada sealt suunata läbi, nii et seda kahju oleks vähem, siis see ongi see nagu uurimustulemusena 2 poolele antud andmestik või teadmine, et me peame omavahel neid detaile arutama, aga siin see eeldab ka seda, et mõlemad osapoolevad mõistavad üksteist, mis keeles nad räägivad, et korraldaja ja rattamaratonide võib-olla osaleja niikuinii ei mõista, kui talle rääkida, et kuulge, siin ja seal on need jäljed sellised ja just sellepärast samas Keskkonnaametnik ei pruugi üldse mõista, mismoodi rattamaratonidel see sõitmine käib ja et ühel või teisel maastikul need jäljed võivad olla erinevad täiesti. Aga kelle poolt see initsiatiiv praegu tuleb, et tuleb see siis ikkagi korraldajatelt ka või ütleme, et mingis mõttes tuleb see Eesti riigilt või on ikkagi maailmas mingi globaalne trend nüüd tekkinud, et neid asju uuritakse, mingisugune võrdlusmaterjal on olemas ja nii edasi, et kuidas üks spordiüritus mõjutab keskkonda? Selle näite varal me võime siin väikese uurimisrühmana rekreatsiooniökoloogia suunalt öelda, et uurimusi on pikalt tehtud selliste koormustaluvuste teemal ja eelkõige puhkealade kontekstis. RMK on ka aastast 2004 tegelikult sellist väga läbimõeldud metoodikat ja tunnustatud metoodikat kasutatud. Me siis püüdsime kohaldada seda spordiüritustele ja sündmustele, kus siis võib-olla sellise ühekordse jälje mõjusid hinnata. Et maailmas palju tehtud, meile on vaja veel anda aega, et see mõlemapoolne koostöö mõjuks, aga see on ikkagi alt üles praegu olnud initsiatiiv. Tiit, tahtis lisada midagi? Ma paneks parem hoopis uue lehekülje siia, et kui me mõtleme rahvaspordiüritusi, siis üks jälg on see, mis me seal metsas teeme, aga teine on see, kuidas me kohale tuleme. Ja siin mina olen praegu veel lapsekingades, ma vaatan siia kõrvale, kuidas Tartu maraton suudab korraldada neid ühissõitmisi. Ja see on palju suurem mõju, kui need sõidud jäävad tegemata. Et ma annan mikrofoni siit üle, kuidas me suudame vähendada seda autode hulka, mis üle Eesti 40-50% tuleb Tallinnast ja Harjumaalt niikuinii. Osalusstatistika 10+ aastat mul. Et kuidas seda
vähendada. Ja Kaupo ja siis Johanna ja võib-olla sellest ka, et absoluutselt väga hea näide Tartu maraton, kuidas siis inimesi transpordib ühiselt ja keskkonnasäästlikumalt ja ikkagi see vaade teie juurde korraks ka veel, et üldse keskkond ja spordiliikumine, mis teie seisukoht praegu on, päriselt üritage objektiivselt hinnata, et kui palju see päriselt on maailmas selline teema, mis inimeste jaoks on kõnetav, oluline ja sisukas. Kaupo. Absoluutselt on ta kõnetav. Ma arvan, et nii korraldajate kui osalejate vaatest ja tulles nüüd üldse selle keskkonnamõju hindamise juurde, siis seesama valdkond, mis Tiit välja tõi, see transport ja logistika üritustele kohale, see ei ole ainult Tartu maratonil, ka meist palju suurematel üritustel, kui räägime olümpiamängudest, maailmameistrivõistlustest, jalgpalli MM-ist, siis see on hinnatud kui üks suurim mõju avaldajaid üldse ja seal pingutusi kõik soovivad teha, aga meie näitel näeme seda, et ikkagi meeldib enamikele osalejatele tulla enda transpordiga kohale. Aga võtmeküsimus siis ongi, kuidas see teha võimalikult sujuvast kodu uksest kuni ürituseni ja tagasi kodu ukseni. Et seda hakatakse kasutama, et sellel on teatav oma kasutajaskond ja mida mugavamaks see läheb ja mida paremini seda teadlikkust nii-öelda tõsta osalejates, siis seal see võtmeküsimus on. Et täna ma näen, et osalejatele see teadlikkus siis kogu selles küsimuses on liikunud seda teedpidi, et organiseerijad ja korraldajad on selle ise tõstatanud. Kas siis on tulnud need nõuded ülevalt poolt või mitte. Aga et läbi selle on kasvanud see siis teadmine kogu selle jalajälje osas spordiüritustel ja miks neid muudatusi tehakse ka osalejates. Nii et te reaalselt teete seda praegu, te inimesi viite üheskoos starti ja toote koju ka? Jah, seda on Tartu maraton teinud ammu enne seda, kui roheteemad populaarsed olid. No mina tean seda, et on alati Tartust läheb buss, eks ju, või mitu, seda ma tean. Aga ja, midagi ekstra veel? Väljuvad Tartust, väljuvad Tallinnast kõikidesse meie võtmekohtadesse, mis siis on stardid, finišid, kuna meil ei ole kõik üritused ringi peal, on punktist A punkti B. Nende vahel on eri bussidega korraldatud ühistransport, et hoida minimaalsena. See on puhtalt ka korraldajale sellepärast oluline, et vältida ummikuid ja operatiivsõidukite kiireid ligipääse, et liikluskoormus oleks nendel teedel võimalikult madal. Et on ühistranspordi ja bussidega see liiklus korraldatud ning eribussid siis suurematest tõmbekeskustest. Täna on need liinid Tartu ja Tallinna vahel. Jah, oleks tore, kui oleks kõikidest Eesti suurimatest, eks. Aga probleem on lihtsalt selles, et ka tihtilugu Tallinna bussi puhul ikkagi korraldaja maksab sellele peale. Mitte ei ole niivõrd populaarne, et osalejad selle pileti hinnaga kinni maksaks. Ma lisaks võib-olla nii palju, et mida kättesaadavam on sinu üritus, ka selles mõttes, et sa ei pea ilmtingimata omama isiklikku autot, et sinna ligi pääseda, seda laiem on ka see koolkond, kes saab sellest osa võtta. Et teha need, nii või naa, need on päris kallid. Jah, loomulikult enamusel on need autod olemas, kes võib-olla potentsiaalselt osa võtaks, aga just teha see kättesaadavaks noortele ja laiemale ringile, see tõenäoliselt tõstab ka ürituse populaarsust. On üks motivatsioon kindlasti. Aga Johanna, too sina siis ikkagi see üldisem nägemusvaade, et me siin Euroopas võime pingutada, aga hiinlastel ja Trumpil on savi. Miks me teeme seda? Hiinlastel ja Trumpil võib olla savi, aga tegelikult korporatiivselt või nii-öelda vaadates ongi võib-olla Roki ja sealt vaatest, siis on see oluline teema, kas see on mingil määral nii-öelda sellepärast, et peab olema või sellest peab rääkima ja ka noorem seltskond või laiem avalikkus mingil määral nõuab seda ja ootab seda suurtelt organisatsioonidelt. Jah, aga ka nii-öelda välistingimustes raskes õhus liikujad, sportlased, see kogukond ise on tavaliselt see, kes hoolib keskkonnast ja väärtustab seda teemat ja paneb ka pinget peale. Et meil näiteks laskesuusas on sportlaste liikumine päris tugev ja sportlased küsivad ibult, et palun ärme tee niimoodi, et meil on seal igal pool
ühekordselt kasutatavad nõud ja nii edasi, et see on ka natukene tuleb nii-öelda nooremalt põlvkonnalt survet peale. Tiit, tahtsid sõna? Selle ühistranspordi teemale, et tundub, et mida meeskondlikum, võistkondlikum on ala või see tegevus, seda suurem on tõenäosus saada ühiselt sinna koha peale sõitma. Mida individuaalsem, Tallinna orienteerumisneljapäevakud on aastaid pakkunud bussi. Buss viib, Norma eribuss on selle nimi ja ta ei ole paraku niivõrd populaarne, sest orienteerumine on üksi metsas nokitsemine, väga vahva nokitsemine, aga seal siis ikkagi eelistatakse nendele pisikestele kruusateedele tulevad järjest autod, üks inimene, et see mentaliteet on ikkagi veel seal, et lähen käin, teen üksi ära ja ma ise samasugune. Selle juures üks suur sihtgrupp on ka lihtsalt koos tulemine, et juba kui sõpruskond ühineb, tuleb 5-kohalise autoga 5 või on kellelgi endal mikrobuss tulevad sellega. Et ka see on juba võitkorraldaja jaoks, et kui 2 auto asemel tuleb 1, et siis on juba osa eesmärgist täidetud, et kui see on vastuvõetavam osalejatele, kui see nii-öelda ühis suurbuss 50-kohaline. Hästi, te olete siin kõik nii armsasti ühel meelel, et eks ju, ja on rääkida. Aga nüüd minu üritaks teid ikkagi natuke nagu närvi ajada, et ikka siit saada mingeid veel huvitavamaid mõtteid. Kuulge, te olete kõik talispordi taustaga ka. Kunstlume tootmine käib, eks ju. Väga keskkonnasõbralik tegevus. No tõesti, naljaga pooleks. See on kõike muud kui keskkonnasõbralik. Miks me seda kunstlund üldse toodame? Miks me teeme planeedile sellist kahju? Miks me näitame sellist eeskuju? Olgu see 25 või 8 kilomeetrit ring, aga ta peab olema tiitlivõistlustel kunstlume põhjaga. Äkki ootaks selle suusatamisega siis ja selle kõigega nii kaua, kui me planeedi keskkond on niivõrd palju taastunud, et me saame jällegi suusatada päris tingimustes ja normaalse lume peal. Miks me oleme silmakirjalikud? Räägime, et hoiame keskkonda ja kõik nii edasi. Ja siis samal ajal kõik anname hagu sellele, et Eestis oleks tiitlivõistlused, kunstlume põhi, eks ju. Toodame kunstlund, kasutame elektrit, tekitame kuumust, saastame keskkonda. Kas sa tead, palju 2,5 kilomeetri kunstlume raja ettevalmistamine maksab suurusjärgus? Ei, peast ei tea. 10 000, eks ju. Ütleme, törts üle 10, alla 30 000 suurusjärk. Palju väike jalgpallihall maksab, sisejalgpallihall? Paneme asjad perspektiivi. Aga kas sa räägid nüüd sellest, et mis on lume tootmine praegu või sa... See on juba kõik. Okei, et nagu veoautod ka ikkagi. Kõik sisse võtmed kätte, jah. See on selle ala harrastamise hind. No just. Ma saan aru, jah. Aga see on keskkonnakahjulik ala. Ja veel kord jalgpallihalli hind oli? No mis ta oli? N miljonit aasta ülalhoiukulud, 250 000. Paneme need asjad nagu ühte ritta. Ja see lumi sulab ära, et neid ei pea nagu tennisepalja kokku koguma ja uuesti ringlema panema. Ja... Seda hullem. Ei, selles mõttes sa sütele puhusid korralikult praegu peale, et neid hõõguma panna. Sellele vastata ju ongi kõige lihtsam sildistades või nii-öelda vaadates kuskile mujale ja ma olen Tiidu mõttega igati päri, aga see ei vasta nii-öelda, ei ole, ma arvan, õige küsimus sellele vastusele. Aga mis mind, kui sa rääkisid sellest närvi ajamisest, ma võib-olla siis osavalt lihtsalt tõmban natukene teemat sellest lumest kõrvale ja siis keegi saab jälle tagasi tuua. Aga kui Hanna enne mainis, et noored avaldavad välismaa üritustele survet, et ka seal oleks korduvkasutavaid nõusi, mis Eestis on muutunud viimaste aastatega standardiks. Ka Tartu maraton alustas sellega enne seda, kui see nõue üldse tekkis. Me teadsime, et see on tulemas ja nägime, et proovime seda teha. Täna on see muutunud väga meie jaoks raskesti talutavaks koormaks just oma kulukuse tõttu. Ja siis olen viimased 2 aastat rahvusvahelises maailmakarika karussellis murdmaasuusatamises käinud ja mõlematel viimasel 2 aastal toimunud tiitlivõistlustel käinud. Ja seal ei ole märkigi nendest nõudest. Et küsimus on nii-öelda korraldajana vaatad paratamatult, et milles seal küsimus on. Et kui närvi ajamisest nii-öelda jutt läks, et kas see on siis mujal leitud, et see ei ole ikkagi piisavalt õigustatud, kas finantsiliselt või jätkusuutlikkuse poole pealt.
Just. aga võib-olla suusatamine peaks olema võiks olla selline variant nii-öelda sisukalt protestida, et kunagi üks huvitav teooria oli, et kui Anett Kontaveit hakkas vist tippspordist juba loobuma, siis oli alanud Venemaa-Ukraina sõda. Ja et Anett Kontaveidil oleks olnud selline võimalus nagu protestida, arvestades seda, et ta tõenäoliselt enam ei ole sportlasena oma karjääri tipus, et tema oleks võinud konkreetselt öelda, et tema Arina Sabalenka või mõne venelannaga ei mängi. Ja seda keegi ei julgenud teha. Tema ei teinud seda ka. Aga et suusatamise puhul lükkakski neid tiitlivõistlusi siis nagu põhja poole ja ühel momendil suusataks liustikul. Mitte sellepärast, et nagu naeruvääristada suusatamist, vaid sellepärast, et juhtida tähelepanu, et meil on päriselt probleem. Jah, võib-olla see on mingil määral sinna suunda ka läinud, et otsitakse võistlusi ja eriti tiitlivõistluste mõeldakse vähemalt selle peale, et need oleksid seal, kus on ka loodusliku lumegarantii, et see koormus kunstlume tootmisele ei oleks nii suur. Aga tulles tagasi selle sama, miks ma selle teemavahetuse enne tõin ja sealt mõttearendus edasi, et võib-olla see sinu mõte on kunagi tulevik, aga enne üritaks leida neid nii-öelda plaasterdavaid lahendusi või võimalusi käega katsutavamatest asjadest, et ühte ala mitte välja suretada. Et ma arvan, et kui võetakse see lahendus, et kui lumi tuleb, siis teeme võistlusi ja kui lund ei tule, siis ei tee võistlusi. Et see tähendab ühe ala, ma arvan, rahvusvahelisel nii-öelda pildis olemisel kindlasti surma. Et teleülekanded ja toetajad on need, mis seda ala elus hoiavad. Ja nüüd sedasi ma ei näeks küll seda võimalust mitte kuidagi, et seda ala siis elujõulisena üks aasta on, teine aasta ei ole. Et ilmselt see on see põhjus, miks seda keegi isegi ei kaalunud. Ja ei, mina ka, mulle suusatamine meeldib, kõik teavad ju, aga selles mõttes, et ma lihtsalt pean selle halva politseiniku rolli võtma praegu, nii et Kaupo, ma korra veel küsin, et selles valguses, siis kohe teised jätkavad, et selles valguses, mis sa ikkagi päriselt siis arvad, et see Indrek Kelgu mõte, et oleks Tartu maratoni rajal kunstlumesüsteem kogu raja ulatuses, mis maksab raha, aga ütleme, et ta loob garantii. Et on see vastutustundlik päriselt? Maailma mõttes ei ole see ju mingi utoopiline mõte, et selliseid maratone on tehtud aastakümneid. Et Itaalia näitel Tiit kõrvalt sosistab Marcialongat, et kui mina nüüd õigesti mälu ei peta, siis see on ikkagi aastakümneid juba nii toimunud. Ma olen minu arust näinud äkki 60-ndatest või 70-ndatest juba pilti, kus lund veeti sellele trassile kohale. Siis ei olnud tootmine, siis kunstlumesüsteemid ehitati hiljem, aga ikkagi veoautodega tassiti lund trassile peale. Et 70 kilomeetrit kunstlumest, iga küla teeb oma osa, on aastaid korraldatud. Aga see jällegi, see on näitena nii-öelda vastus, et kas ta on vastutustundlik või jätkusuutlik, et siis ma tulen selle meie paneeli nii-öelda pealkirja juurde, et ei ole sporti surnud maal, et kas siin on mõeldud surnud maad selle osas, et ressursid on ammendunud ja enam midagi pole või lihtsalt see, et inimesed on surnud. Et kui sport ei ole, siis ma arvan, päris kindlasti on ka meie suremus suurem. Et siin tuleb asjad nii-öelda panna ühele kaalukausile üks ja teisele teine, et kas on mõistlik ka kõigest loobuda. See ei ole kindlasti, igal inimesel võib olla oma arvamus, aga mina ei saa siin öelda, mis on üks või teine või sildistada, mis on vastutustundlik. Et mina arvan, et see täidab oma eesmärki, kui see nii toimub ja ma arvan, et elu on hästi. Ma pean ka oma mõtted ära jagama, muidu nad lähevad kaotsi ja siis ma tunnen ennast pärast halvasti, et olid mõtted ja ei saanudki arvamust avaldada, et see lumeteema ja põhja sõitmine ja liustikele sõitmine, et eks ta ole matemaatika küsimus ju, majanduslikud mõjud versus keskkondlikud mõjud. Et kui me hakkame inimesi kõiki lennutama ja sõidutama kaugele, kas see matemaatika siis ütleb, et see on odavam või kallim? Jälle tuleb natukene arvutada. Samamoodi on selle lumetootmisega siin kodus ja koha peal, et
et kas selle spordiala surmamine on siis kasulikum või kahjulikum kui seda 10 000 väiksele ringile panna. Me teame, et suhteliselt väiksel ringil sõidab väga palju nii-öelda selliseid suusahuvilisi, mis võib-olla on selline teema, mida mina uurijana olen nüüd kokku puutunud, on see teine pool, kus on peale suusatajate sama piirkonda veel teisedki huvilised kasutamas ja neile meeldib seal jalutada, joosta, rattaga sõita, kelgutada, siis sealt tekivad need sotsiaalsed konfliktid, mida tuleb siis täiesti teistmoodi lahendada ja teistmoodi läheneda ja vajab ka mõneti arutamist. Ma annan otsa üle praegu Johannale, siin kibeleb. Ma mõtlesin natuke teise nurga alt sellele asjale läheneda, et teatavasti meil on selline not in my backyard suhtumine paljudel ja kui sa viid inimesed loodusesse ja näitad neile loodust, siis nad on palju tõenäolisemalt sellest ka hoolivalt suhtumas ja ma arvan, et see on üks põhjus, miks me peaksime viima inimesi suusarajale ja siis võib-olla inimesed mõistavad, et tegelikult see probleem on, sest ma arvan, et ka see fakt, et paljud ikkagi arvavad, et ei, meil ei ole üldse probleemi keskkonnaga, me ei peaks üldse sellel teemal üldse arutlemagi. Aga kas see, kui Kirsty Coventry tahab, ehk siis Rahvusvahelise Olümpiakomitee president tahab nüüd tuua taliolümpiaalade programmi selliseid spordialasid, mida me võiks ikkagi pidada klassikaliselt nagu suviste olümpiamängude kandidaataladeks? Hetkel siiski ei taha. Ei taha? Hetkel on seis selline, et neid Selge. ei taheta panna. Teema maas. Hästi, aga järgmine mõtteharjutus teile. See oli päris populaarne ja huvitav, kui me siin spordimuuseumis näitust avasime, siis see teema oli tuline ka. Ehk et räägime medalitest ja räägime rahvaspordist ja medalitest ja me peame nendest rääkima, kõik juba teavad seda. Ehk siis neid medaleid, mida jagatakse finišis, on ikkagi metallihunnikute viisi ja Tartu maraton ütleb ka meil näitusel on see ilusti välja toodud, et kui medalid üle jäävad, siis lõigatakse neilt paelad ära. Medalid ise viiakse metalli kokkuostu kaupa, kas see vastab tõele? Jah, see vastab tõele. Ma ise seda teen, et saan 100% kinnitada, et see tõele vastab. Aga kohe selle juures on üks murekoht, milles ma tunnen, et mind aastad on petetud. Paelad lõikame ära, viid jäätme siis töötlusettevõttele, et tekstiilijääde, lootes, et nendest tehakse midagi enamat. Ja siis näed Aktuaalsest kaamerast, et tekstiilijääde on tegelikult tolmejääde, et miks ma neid aastaid vaevusin siis sinna viima ja toppima ja siis järgmine kord küsin ka, et ma olin varem mõelnud, et ma valan need nagu kogu aeg ühte samma konteinerisse, kus minu arust nagu põhjas paistab, et on ka midagi muud olnud. Ja siis järgmine kord küsin, et ongi sama asi. Kusjuures tore on veel see, et tekstiilijäätmete eest peab inimene maksma, kui ta viib nad sinna jäätmejaama. Just. Ja tavajäätmete eest mingitel tingimustel nagu ei pea, et ühesõnaga tihtipeale see sorteerimine on isegi inimesele kallim kui see, kui ta ei sorteeri. Ja, et meie jaoks kindlasti oleks soodsam olnud see, et me igal üritusel niikuinii olmejäätmeid ja ka teisi liigiti kogutud jäätmed teenusepakkuja sinna kutsume ja meie leping ei ole kuidagi kaaluga fikseeritud. Meil on see mahu konteineri põhine ja need medalipaelad, eelneva ürituse medalipaelad meil kindlasti oleks alati ära mahtunud sinna järgmise ürituse konteinerisse, aga teinekord agarus on ogarus. Nii, aga nüüd on siis publiku kord korraks märku anda endast, ehk et klassikaline küsimus ja palun vastata ausalt, sest muidu sellel ei ole lihtsalt sisulist mõtet. Ehk et andke käega märku, kui te ikkagi eelistate ja tegelikult te ikkagi südames nagu tunnete, et kui te olete rahvaspordiürituse läbinud või võib-olla te teete seda ka väga kõrgel tasemel, et siis te ikkagi tahaksite finišis medalit. Ja palun nüüd need, kellel seda soovi ei ole. Siin oli ka erapooletuid, mulle tundus. Aga ütleme, et laias laastus, olgu, selles seltskonnas täna ma saan aru, et see kaalukauss on suhteliselt pooleks, aga ütleme siis Tartu maratoni uuring ütles, et 70% inimesi medaleid tahab. Nii, aga mis me siis nüüd ikkagi peale hakkame, et päris ausalt, võib-olla siin on see koht, kus spordis tuntud inimesed võiks mingit eeskuju näidata ja nii edasi või mis te üldse arvate sellest kõigest, et ikkagi kindlasti see medal peab olema ja Mati Lillialik näeb ikka iga aasta vaeva. Minu arust need sügisjooksu medalid on iga aasta järjest ilusamad ja nad saavad komplekti panna kõik kenasti.
kui medal on vajalik, kas see võib olla näiteks puidust, kas see võib olla mingisugusest teistsugusest materjalist? Vot ma ei tea. jah, selle puidu juures tekib jällegi teine nii-öelda konflikt inimesele meeldivuse osas, et paljude jaoks puidust medal ei ole võib-olla selle maratoni jooksu eest see, mida ta lootis või ootas, et need ootused on erinevad, et siin on hästi raske seda üldistada või öelda, et see on nagu igaühe maitse on erinev. Jällegi, kui panna asjad perspektiivi, siis medal on võrreldes nende transpordiskoopide ja suuremate asjadega, kus on nii-öelda siis võimalik võib-olla midagi suuremalt ära teha, üsna väike tegur, aga see on jällegi see, mis paistab hästi silma ja mis lööb teemana laineid. Et jälle, me täna seda vastust, ma arvan, et me välja ei juurdle, et selle üle on vaeva nähtud, on ju aastaid, on otsitud alternatiive, mida kinkida anda, on kingitud männipuid näiteks, aga väga läbi mõtlemata lahendus minu meelest, kui Tiit ütles, enamik osalejaskonnast on Harjumaalt, linnapiirkondadest, siis need puud lõpetavad, ma ei taha öelda, et lõpetavad, aga konkreetselt olla minu mälupildi järgi lõpetasid seal samas nuka taga olevates prügikastides, et ilus žest, aga ei täitnud kuidagi oma eesmärki. Sagedastel rahvaspordiüritustel osaleja, eriti rahvusvahelistel, minus räägib, oi kuidas ma tahan, L'Etape de Touri finišeri medal, vana Taliharja Vanakuri lõpetaja medal, Expedition Estonia lõpetaja medal, kõik aukohal mul suusaruumis. Nüüd panen Alutaguse maratoni korraldaja mütsi pähe, mulle üldse need medalid, aus vastus ei meeldi, see on olnud peavalu. Aga õhtul võtad lahti Facebooki, vaatad, mida osalejad on postitanud. Tema väsinud, habetunud nägu, medal, teetops käes, medal, stardinumber, medal, minu suusad. Ja nüüd see ongi sinu valik. Ehk we go with the flow praegu. Midagi pole teha. Ja, aga küsimus, Tiit, ma küsin kiirelt siia vahele, et kuidas siis on, et tegelikult ikkagi sa võiks ju anda valiku. Teed linnukese, kui tahad medalit. Kui ei taha, linnukest ei tee ja medalit ei saa. Mis sind takistab? Ma ütlen ühe mõtte ette, mida me saame pärast siin rohkem arutada. Kes ei ole käinud, tulge mõnele rahvaspordiüritusele vabatahtlikuks. Ma võin sulle pakkuda finišimedalite kättejaotaja rolli ja siis proovime seda sama asja ära administreerida, mis sa just ütlesid. See on tüüpiline vastus, ma tean. Ja? Ma toon ühe hea näite ka sellest. Tartu maratonil eelmisel või üle-eelmisel linnamaratonil juhtus selline olukord, et registreerijate arv ületas tellitud medalite arvu. Me kommunikeerisime selle välja. Registreerida veel saab, aga te saate oma medali hiljem. Lõpetades teie saate teistsuguse numbri ja lõpetades te medalit ei saa, te saate selle kõigest hiljem. Ja jäi meelde see inimene, kes numbrit välja võttes, talle veel öeldi seda üle, ta ütles, ai, ma ei soovigi seda medalit. Ja ürituse lõppedes kõnnin finiši koridorist mööda ja vaatan, et okei, mingi konflikt on. Seesama inimene jooksis oma selle poolmaratoni ära ja oi, kus ta tahtis selle poisi käest neid medalid jagas, seda medalit saada. Et teinekord, jah, need mõtted võivad seal raja jooksul võib-olla muutuda. Et see on hea täiendus sellele Tiidu vabatahtliku rolli pakkumisele sulle. Ma jäin siin kaasa mõtlema, et tundub, et see on rohkem selline spordipsühholoogide pärusmaa välja mõelda, nuputada ja uurida, et mida see medal nende jaoks tähendab, kui nad on sellise saavutusega, olgu see kas või maijooks või tõesti kodukoha üritusel osalemine üle finišijoone tulek, et kuidas ja milline on see alternatiiv, mis manifesteeriks siis seda nende saavutust. Kui on isiklik rekord, ma arvan, midagi sellist, siis tegelikult tavaliselt nagu võib-olla seda medalit polegi vaja. Aga medalit on vaja siis, kui läks halvasti, siis on vähemalt midagi koju kaasa võtta. Muidu pole isiklikku rekorditki võtta. See võib-olla muudab pilti. Võib-olla siis teine mõte, mis mul oli, tekkis nende medalite kujunduste ja ilusamaks, suuremaks ja huvitavamaks tegemistega, et see ju toidab tegelikult seda tahtmist teiselt poolt. Et kui korraldaja näeb, et see on 5 üritusele osalejaid saamaks, panustab ka sellesse, et see medal oleks vääriline, siis ta on nagu nõiaring, et niiviisi ma ka ei oskaks öelda, mis sealt välja tulemist.
toetaks. see on ju konkurents ja selles mõttes olelusvõitlus, et lõpuks spordiüritus peab ka ots otsaga kokku tulema ja medal on üks asi, millega siis, mida müüakse osalejatele. Et jah, et see on mõnes mõttes eksistentsiaalne küsimus nii-öelda korraldaja jaoks, et kas see on see julgus see lüke teha, et kui sa tead, et 70% sinu osalejatest on andnud teada, et neile on see medal oluline ja siis sa loobud sellest, et mis saab siis, mina ütlen suhteliselt tähtsa regionaalse siis kõrge tähtsusega üritusega nagu Tartu maraton, et no see näitabki Eesti spordikultuuri või kultuuritust lihtsalt, kui ei tulda kohale Tartu maratonil. Johanna, aga kui siin oleks nii, et tippsportlased näitavad eeskuju. Laskesuusatamise MM-i 4. koha eest medalit napilt sai saanud. Aga kui medaleid ei olekski ja tippsportlased näitaksid oma eeskujuga seda, et tegelikult loeb see saavutus, loeb see pingutus, loeb see teise eest parem olemine, aga võib-olla see metallitükk ei pea nii palju lugema. Enne kui Johanna vastab, siis, aga muuseumid võtavad niikuinii sportlastelt need võidumedalid ära ju. No neid Eesti meistrivõistluste medaleid, mida jagatakse, neid ei võtame küll ära. Ma just kolisin ja tegelesin, mõtlesin, kuhu ma need kõik need, medal on veel, see võtab vähe ruumi, karikas on palju hullem, neid ei ole mitte kuhugi panna. Et ma arvan, et medal on nagu joogikõrs, et see on muutunud nii-öelda selliseks nagu kõige tähtsamaks komponendiks, aga reaalne mõju sellele kõigele, ma arvan, medalil on üks väiksemaid. Sportlaste puhul ma ise olen mõelnud sellise dilemma peale, et meie roll on tihti olla nii-öelda liikuvad reklaamid. Meil peab alati olema kõige uuem varustus, kõige uuem riietus, kõige ühesõnaga see on palju suurem mahuline raiskamine kui see väike medal. Et teine, millega mina väga palju kokku puutun, on mitte nii palju võib-olla medalid, aga näiteks akrediteeringud. Meil on iga nädal uus akrediteering. Täna neid tehakse papist, varem olid need kõik lamineeritud. Samamoodi meile enam ei anta iga nädal uut kaelapaela. Meile kasutame terve hooaja või isegi ma olen kasutanud see hooaeg näiteks eelmise aasta kaelapaela. Ja siis on üks nii-öelda tasku, kus sa selle paber akrediteeringu paned, sest muidu kui õues vihma sajab, siis see akrediteering päriselt sulab ära. Ehk siis ma arvan, et see medal on selline hästi väike osa, aga minu dilemma on olnud et meie roll on mingil määral olla need müügimehed, nagu reklaamid ja näidata eeskuju, et sa pead kõige parema asjaga sõitma. Aga ma ise võib-olla ei ole sellesse asjasse kõige rohkem uskuja. Nii, aga kui me võtame, et sul on 2 aastat vana mudel näiteks, et tegelikult ma tahan selle sisuni jõuda praegu, mis momendist siis alates, kui spordivarustus on teatud vanuses ja me ei räägi siin mingisugustest suuskadest, mis on 99. aastast ja täpselt selle ilmaga kõige parem lahendus, aga me räägime üldiselt spordivarustusest, et siis päriselt kui mitu aastat peab mööda minema, et mingi vahe tekiks konkurendiga päriselt? See oleneb täiesti aspektist. Ma kujutan ette, et kui mul on näiteks mingisugust sooja pesu, mida ma päriselt olen 10 aastat kandnud, sellel on 8 auku, aga see on kõige mugavam. Aga näiteks suuskadega, 10 aastat vanade suuskadega ei oleks mitte midagi teha MK-sarjas. Siin sõltub hästi palju, millisest spordivarustusest me räägime, et oli aeg, kus 10 aastat vanad suusad olid tegijad, tänapäeval just eriti klassikasuusad. Täna on see rong täiesti läinud. 99 aasta suusk on juba möödas. Ja? See on möödas ja pakub muuseas, kui vanad on minu kõige vanemad suusad. 88 Calgary Edition on siiamaani alles, käivad. Et selles mõttes neid erandeid ikka on, et Jaakmäe suusad sõidavad siiamaani maailmakarika karussellis Alvar Johannes Aleviga, et ei ole siiamaani iga aasta üritab saada asenduspaari, aga ei ole siiamaani saanud. Et Jaakmäel oli ikka niimoodi, et suusad sõitsid, mitte mees ei sõitnud. Seda ma olin siis Jaagu ajal veel nii noor, et ma usaldan, mis sina ütled. Kas, kui mõelda selliste heade näidete peale nüüd, et millised spordialad siis võib-olla võtame lähemegi seda pidi, et enne oli jutuks, et jalgpall on kurjast ja suusatamine ei sobi mulle, sellepärast et kunstlund tuleb toota. Et siis, kui me võtaks nüüd sellise ülesande endale, et
me otsiks mingisugust sellist spordiala või sporti, mitte jäädes kinni selle juurde tingimata, et milliseid firmasid me ise reklaamime näiteks. Et siis mis oleks selline päriselt keskkonnasõbralik ala või alad, et mida nagu eeskujuks tuua niimoodi, et see on inimesele kättesaadav, ta on tõhus, ta ei jäta liiga suurt keskkonnajälge ja just, et kui me tahame mõjutada massi, ehk siis päriselt meie planeeti kuidagi päästa, et siis mida me võiksime teha? Eestis on üks veel selline vahva asi nagu terviseradade võrgustik. Et kui sa selle peale nagu tervikuna mõtled, mida sa seal teed, on sinu valik. Aga Eesti on teinud, see oli siis aastal 2006, kui see käima tõugati või 2005. Eestis on üks väga vahva infra olemas, terviseradade võrgustik, mis elab, areneb, kohaneb, kolib ära sealt, kus inimesi ei ole, tuleb lähemale sinna, kus uusasumid tekivad, läheb väiksemaks, enam ei veeta 5-kildiseid ringe metsa. Ja need on kõigile kättesaadavad. Eestis värskes õhus liikumise eest inimesed maksma ei ole võimelised või ei soovi. Ma pakun, et siis selline hea tervislik kepikõnt terviserajal, kui oli ala ja koht. Mina mõtlesin, et see peab olema mingisugune barefoot running on olnud populaarne, et ilma mingisuguste jalanõudeta ja nudist peaks ka veel olema, siis sa ei tarbi neid ühtegi riiet ja sa lähedki kuskile, kus ei ole rajatud ühtegi rada ega ühtegi teed, siis sa ei jäta ühtegi jälge, nii et sa ei korja midagi. Ja see ei tohi looduses olla. See ei tohi looduses olla, nii et ma arvan, et seda ei ole võimalik ja üldse, kui sa hingad, siis sa ju ka CO2 väljutad. Aga tundub, et jällegi kokkuvõte on siis tagasi juurte juurde minna, et kunagi kromagnoonlane ka pani jahipidamiseks endale puukooret alla, et paksus lumes sumbata, et ilmselt see ei olegi see kõige jätkusuutlikum, aga me täna räägime nii nagu, et spordivaldkonnas kõik oleks kehvasti ja me oleksime hästi pahad ja kogu aeg negatiivselt. No see on sellepärast, et modereerib ajakirjanik. aga kui nüüd vaadata ka seda, et on ju ka mingid positiivsed märke, et kas või täna möödunud Milano Cortina taliolümpiamängud, kus olümpiakülasid ei ehitatud ja ühekordseid rajatisi võimalikult vähe nagu tehti, et see iseenesest on, ma arvan, märksa suurem kokkuhoiu ja keskkonnasäästu projekt kui mingid medalipaelad, ühekordsed topsid ja nii edasi. See ongi see, vabandust inglisekeelse väljendi pärast, aga kui ma nüüd õigesti mäletan, see kõige suurem scope, mis keskkonnamõjude hindamise erinevatel mudelitel siis kasutuses on. Et kui me suudame selliste asjadega suured asjad enne ära teha ja siis tulla medalipaelte, topside, Johanna sooja pesu juurde, et siis on ma arvan õigest suunast alustatud. Et kõik need varustused ja asjad, et need tippsportlasi nüüd nii palju ka ei ole, et kellele need kogu aeg uued antakse ja välja vahetatakse. Et lõpuks, kui me oleme valmis suurte asjadega muudatused ära tegema, siis need on nagu siuke fine tuning, arvan mina. Johanna, kuidas ROK-i vaatest on, nii palju kui sa võib-olla täna tead sellest juba, et kuivõrd ROK-is on ka mingisugused suured teesid või programmid käimas, kunagi olnud või tulemas, mis kogu seda keskkonnahoiu temaatikat üritavad lahendada või mingit pidi aidata kaasa? Praegu just hiljuti võeti vastu uus olümpiaalade hindamise mudel ja seal nad ei vaata niivõrd palju kui siis nagu seda spordiala, vaid nad seda arvutust teevad siis, seal on ingliskeelsed väljendid mul peas. Ühesõnaga nad vaatavad mitut venue või mitut asukohta neil on vajalik kasutada ja kuidas seda kõige paremini optimeerida, sest see on päriselt see, mis loob kulusid ja ka rahalisi kulusid, aga ka keskkonnakulusid, kus saab optimeerida. Sa ei pea mitu korda kõike üles panema, ära viima, ka transporti, kõike seda, et mingisugused asjad, mis optimeerivad kulusid, on ka keskkonnasõbralikud, nagu me ennem järeldasime. Ja seda üritatakse teha. Kas mina täna usun, et Eestis me oleme mingites asjades paljuski maailmast ees, mingites asjades kindlasti ei ole. Milles me oleme ees? No nagu ongi, et mina näen välismaailmas näiteks ongi seda korduvkasutatavat nõud, on päris palju just sellist nagu ühekordselt kasutatavaid, mitte ainult nõusid, vaid asju on päris palju rohkem, kui meie võib-olla oleme harjunud. Meil on ka loodusteadlikkus päris palju kõrgem kui võib-olla keskmisel suurlinna elanikul. Meie keskmine Eesti inimene ikkagi nagu on loodust näinud ja looduses käinud, aga paljud välismaailmas nii ei ole.
Johannal on selles mõttes vedanud, et rahvusvaheline laskesuusaliit on tegelikult spordialaliitude seas selge top 3, kes on 5 aastat vist minu arust väga põhjalikult selle säästlikkusega tegelenud ja paneb üsna kõrged nõuded kõikidele korraldajatele peale. Ma tean, et Eesti korraldajad on kõvasti pidanud pingutama, et rahvusvahelise selle laskesuusaliidu lati alt läbi tulla. Ja just need arvutused, et nagu on tehtud arvutused, mis on päriselt kõige suuremad, näiteks just need tehakse CO2 vaatest, mis on kõige suurema mõjuga ja kõige suurema mõjuga, mis mina olen näinud, ongi see, et kuidas need inimesed sinna kohale tulevad, pealtvaatajad just nagu laskesuusavõistluste kontekstis. Täna ma sain teada, et Otepää laskesuusatamise MM on vist esimene võistlus üldse läbi aegade, mis on saanud või taotleb või saab siis, ma ei mäletan, mis see 3-täheline lühend on, sertifikaadi, keskkonnaalase sertifikaadi, aga siis ma sain aru, et tegelikult rahvusvahelises laskesuusatamise liidus siis see konkreetne tegelane, kes selle sertifikaadi väljastamise eest mingil määral vastutab, et ta nagu tegelikult väga hästi aru ei saa, et millega ta seal tegeleb, et metsandusharidusega Aivar Nigol pidi palju paremini aru saama, et mis see kõik tähendab tegelikult. Nende kõikide sertifikaatidega võib-olla see on minu enda siis ameti ülesannetega kokku puutudes siis kokku põrgatud konfliktidest tulenev hirm, et kui need sertifikaadid jäävad lihtsalt sertifikaadiks või mingiks tähiseks, et vahet ei ole, kuidas me fassaadil selle ära täidame, et siis ma olen hetkel väga ettevaatlik kõikidele nendele väljastatavatele sertifikaatidele ja nõuetele, kui päriselt mitte midagi ei muutu, aga loodame, et muutub nende mõjul. Võib-olla tahaks ühe näite veel esile tõsta seoses alaliitude ja rahvusvahelise alaliidu koostööst, kus on loodud ju keskkonnakomiteesid või selliseid meeskondi, kes tegelevadki nende küsimustega ja mitte ainult suurvõistluste korralduses, vaid on need siis kas taristu, rajatiste või ka mõned paiksemad keskkonnamõjude teemad, koguvad uuringuid, jagavad neid oma klubidele, alaliitudele ja siis seeläbi otsivad partnereid, et see realiseeruks, mis on seal soovitatud. Et orienteerumisliitu ma tean ise nagu näitena tuua praegu siit Eestis, kellel on kindlasti selline seltskond olemas, kes püüab oma vähese meeskonna sees seda teha. Võtame selle Eesti momendi nüüd veel nurga alt, et kes peaks vastutama, kes peaks sihtima ja suunama seda kõike kuidagi õigesti. Ehk et ma arvan, et seda te oskate kõik oma kogemuse baasilt öelda, et kui me võtame tänase Eesti spordi ja ütleme ühiskonna, siis kas ja kui palju on see nagu igaühe enda mingi asi, mida ajada, et ma nüüd võtan nõuks, et ma olen edaspidi targem, keskkonda hoidvam ja nii edasi, või on meil ka ikkagi mingisugust strateegilisemat vaadet kõigele sellele, et Tiit, sa oled ju olümpiakomitees üsna hiljuti olnud, et sellises juhtivas rollis ikkagi, et mismoodi Eestis selle spordi ja keskkonna omavahelise kooskõla leidmine meil natukene laiemas plaanis on ja kas meil on keegi, kes seda kõike päriselt juhib? Väga hea küsimus. Ma seda, et olümpiakomiteest midagi sellist tuleks küll praegu ei saa öelda. Sealt kindlasti mitte, et täna korraldajana ma ütlen, et see oleme pigem me ise, kes on ühelt poolt kui me räägime korduva kasutatavate nõude kasutajavõtust, seal me ei ole pääsnud, seal on meile need nõuded ette kirjutatud. Aga mida meie teeme, kuidas me kogukonda kaasame, kui me läheme oma radu korrastama ja nõnda edasi, see on täna ikka igaühe enda. Reeda, sul on laiem vaade äkki? Ei ole samuti laiemat vaadet. Ma pole veel leidnud sellist partnerit, kes riiklikul tasandil head ülevaadet annaks keskkonna ja spordi strateegilistest tegevusplaanidest või mõjudest, et see on altpoolt üles tulnud või siis need koostööpartnerid kogukondlikul või piirkondlikul tasandil, kes on tegutsemas oma vajadustest lähtuvalt, mis on hästi hea eeskuju. Ma arvan, et
korraldaja on esimene eeskuju osalejale ja osaleja tegelikult usaldab korraldajat, et kui tema on need otsused vastu võtnud ja teinud sellised valikud, siis noh, ju see siis kõik on õige, mis niiviisi peaks nagu toimuma. Et siin korraldajal on päris palju võimalusi ja võib-olla mõneti ka noh, vastutust rohkem kui riigil. Et tuleks neid korraldajaid toetada rohkem. See loob ka võib-olla veidikene sellist konkurentsi, et enamasti ei käida ju ainult ühe korraldaja üritustel, käiakse mitmetel, siis nähakse neid erinevusi ja osaleja siis kohe ka küsib ja märkab neid tegelikult, et jah, see kindlasti selle mõtte juures oluline on see, et korraldajad käiksid sarnast või võimalikult sarnase süsteemi rada, et osalejal tekiks nii-öelda mingi standard või harjumus erinevatel üritustel käies, et mitte igal pool ei ole nii-öelda ühtemoodi. Igal pool ei ole erinevalt, vaid et võimalikult sarnased on kõik, eriti kui see korduskasutatavad nõud tulid, et siis kuskil oli, kuskil ei olnud, kuidas oli tagastamise süsteemid ja nii edasi ja nii edasi. Jäätmekäitlused, prügi maha viskamised rajal, et need on muutunud nagu ühtseks, et kuna ka korraldajad ju tegelikult Eestis väga palju üksteisega lävivad ja võtavad nii-öelda eeskuju üksteiselt, et ja no siin võibki järgmisel lehe keerata, ma ei tea, mis sul järgmisel lehel on, aga kui sa ütled, et need korraldajad liiguvad ja kui nad midagi teevad, siis üks asi, millest ei pääse üle ega ümber, on keeli- ja batoonipakid. Ma olen 10 maratonidel olnud see viimane õhtune raja läbisõit ja sinna seljakotti läheb ikka palju kraami. On see talv, suusamaraton, suvel rattamaraton, eks see täispakk läks taskusse küll, tühi pakk. Jalgrattal on muuseas jumala mõnus siia rattapüksi alla neid panna, niikuinii läheb kõik pessu pärast. Ehk see on nagu üks koht, kus me korraldajatena, et kui see osaleja südametunnistusest ei tule, et kas korraldajad võivad veel natuke positiivses mõttes kruvisid keerata, et see metsaalune jääks puhtamaks. Et me teeme küll joogipunktidesse need prahijalad, et pool kilomeetrit enne joogipunkti hakka maha viskama, sest ma garanteerin, ma koristan oma tiimiga selle ära, aga 50 kilomeetrit metsaalust rada puhastada on natuke palju ühele korraldajale selle osalustasu eest. Ettepanek on see, et kõik batoonid olgu nummerdatud ja siis kelle number on, see pärast saab teada, et tema viskas maha. Kusjuures seda on ühel välisvõistlusel meil seiklusspordis püütud kasutada, aga selle kontrollimine ja selle läbiviimine osutus tõesti üle jõu käivaks, et kõigil meeskondadel nende numbrite abil kõiki keele üles lugeda. Et noh, me pidime viima vahetusalas konkreetselt prügikasti ja laskma üle lugeda, aga no kes see teab, kui palju sa kaasa võtad ja kes see teab, kui palju sa sinna viskad. Et idee võib olla hea, aga miks mitte mõned trahvid või ma ei tea, karistusminutid või sõltuvalt alast sisse viia? Jah, see on kõige lihtsam on korraldajal juhendisse sisse panna, et väljaspool prügiala prügi maha viskamise tuvastamisel ootab ees diskvalifitseerimine, et see on olnud meie praktika 10+ aastat. Minu ajal ei ole tulnud seda kasutada, et võib-olla peab keegi minema rohkem filmima. Aga kõikide nende uute, et ma nummerdame ära, aga kuidas me need nummerdame, et me paneme mingi kleepsud peale, me toodame jälle midagi ebavajalikku juurde, et me peame vaatama ka, et me mingisuguste kontrollidega ei lähe tegelikult nii-öelda veel hullemaks, et noh, see fluori asi oli ju ka väga suuri probleeme tekitas, et tegelikult meil on Eestis, ma arvan, päris palju fluori sisaldavaid määrdeid, mis täna istuvad lihtsalt niisama ja toodeti uued, mida sa ei tohi enam kasutada. Ja eks kõik on lõpuks ju natuke küsimus sellest, et kui paksu või õhukest riiki me tahame. Aga Tiit, järgmisel lehel on selline plaan, et anname nüüd sõna publikule ja lõpus tuleme korraks siia tagasi. Nii et nüüd oleks küsimusteks teie võimalus. Meil on mikrofon ja palun kindlasti küsige see küsimus mikrofoni, sellepärast et meie vestlust kas salvestatakse. Nii et nüüd panin kõigile pinge peale muidugi, aga siiski väga oodatud teie küsimused kõigile osalistele. Selline küsimus, et siin on toredate suurürituste korraldajad ja osalejad kõik ja räägime tippspordist ja spordivõistlustest, aga selleks, et need inimesed sinna jõuaksid, teevad nad tõenäoliselt sadu ja tuhandeid tundi sporti enne igapäevaselt, sõidavad autodega terviseradade juurde ja nii edasi. Et selles valguses, mida saab teha harrastusspordi keskkonnasõbralikumaks muutmiseks,
või sellise igapäevase liikumise puhul, et mis seal need murekohad on? Ma läheks väga paljudesse kohtadesse rohkem rattaga, kui ma võib-olla tunneks ennast teede peal turvaliselt, et ma arvan, et see on osaliselt kultuur ja mitte ainult turvalisus, aga ka see võib-olla aktsepteeritavus, et jah, sa tuledki päriselt rattaga. Jah, sa oled võib-olla natuke higine ja natuke porine ja sulle ei vaadata selle peale viltu. Mida ma seda tean terviseradade näitel, et nad vaatavad oma võrgustiku üle, mida on üle 20 aasta ehitatud. Mõnikord mindi hurraaga sinna, kus olid mäed, polnud inimesi. Terviserajad üritab uued asjad teha juba sinna, kus on uus linnak tekkinud, kas või väikesed. Ja enam ei ole vaja teha sinna 5 kilomeetrist, 7,5 kilomeetrist, 10 kilomeetrist ringi 2,5-sest piisab täiesti. Et see on nagu üks pool, mida võib-olla natuke organiseeritumalt või juhitumalt tehakse, aga jah, enda vaatest ma Johannaga täiesti nõus, et kuhu saab, siis ikka rattaga. Liikluskultuur on võib-olla ka selle juures väga oluline, et ma ostsin endale spetsiaalselt uue ratta selle jaoks, et Otepäält Tartusse rattaga tööle käia. Ja ütleme nii, et selle aja jooksul on need autod ja autonumbrimärgid, kes külje alt mööda sõidavad, juba tuttavaks saanud. Ja samas ka käisin treeninglaagris suvel Skandinaavias, ehk siis ühest küljest väga siis kahjustav tegevus jällegi. Aga nautisin täielikult sealsetel teedel, rullsuuskadel liikumist ühest kohast teise, sest et ükski auto ei sõitnud ohtlikult külje alt mööda. Ja ma panen veel ühe mütsi pähe. Ma olen 4 lapse isa ja siin on sõna eeskuju. Kui me läheme trenni, tema läheb rattaga, mina joostes, et ta läks rattaga sinna trenni, ratas jäi sinna kohta, kus ta trenni läks, ei läinud autoga. Kui palju on sul võimalus seda sõnumit järgmistele 1000 tunde treenijatele edasi anda? Ärme seda ka ära unusta. Jah, tervist, aitäh toreda paneeli eest. See väike arvamus tekkis selle mõttevahetuse kohta, et me jäime hästi harrastusvõistluste keskseks siin selles diskussioonis, et tegelikult see juba ütleme statistika järgi 20% sihtgrupist üldse käib võistlemas, et see ülejäänud 80% igapäevaselt juba selle igapäevase tegevuse mõju on hästi palju suurem. Ja siit käis läbi see mõte, et üks nii-öelda see korduste arv siis keskkonna mõju kohta peaks olema võib-olla see mõõdik, eks, et kuidas me hindame, et kas see nüüd on kahjulik või mitte kahjulik, et see kunstlume tootmise näide on selles mõttes hea, et tegelikult see kulu on väga väike, seal muud keskkonnakahju tegelikult ei sünni, sest et kunstlume veest toodetakse lund, lumi sulab ära samasse veekogusse, kus ta võetakse. Et seal tegelikult muud peale elektri kulu ühtegi muud mõju ei ole ja see hind ühe kasutuskorra kohta tõenäoliselt on nagu üliväike, kui me räägime siin spordist ja keskkonna mõjust. Et väga hästi investeeritud nii-öelda tervisesse eurod ja nagu öeldud, et siis täna need ringid on suhteliselt optimaalsed, siuksed 3-5, ma ei tea, maksimum 5 kilomeetrised. Ja Tiidule see jalgpalli ei meeldinud, aga tegelikult jalgpallihalli kulu ühiku kohta on ka tõenäoliselt päris hea ja seal hall võtab veel kinni igasuguse kummipuru liikumise loodusesse ja palju muid toreda asju veel, et see kasutus iga siis väljaku kattel on ka kindlasti nagu kordades pikem kui väliväljakul. Aga teemad, mis siin puutumata jäid, siis mul oleks, see tennise näide oli päris hea, et seal see igapäevane kulu on nagu hästi suur, aga ühtegi sõna motospordist või... See tuleb veel. Juba tuleb, jah, selge. Ma mõtlesin, et sa andsid juba publikusse, et kuigi minu teada Urmo Aava ütles ühel aastal ka, et nende eesmärk on nagu 0 keskkonnamõju saavutamine seal ürituse korraldamisel. Aga me saame aru, et nagu üritusel on ikka väga suur vahe. Aga Tarvi, kas siis ikkagi see strateegiline küsimus on pigem seal, et mitte, et kas kunstlund toota, aga siis just, et toota otse rajale, et me jätame selle veoauto vahelt ära võimalikult palju?
no igal pool rajal ei saa teha, sest et siis noh, seal on muud loodusmõjud veel, eks ole, et näiteks Pirital mingis kohas sa saad paremini sõita ja see sõltub sellest ka, et kas see rada on külmunud või mitte, et kas selle üldse peale saad minna selle kalluriga, eks. Et teatud kohtades otse rajal oleks nagu parem ja väiksem kulu, aga noh, see tootmine on ka jälle mingi kulu, et sa pead ikkagi noh, nagu kalkuleerima. Aga isegi vedades on see kulu ühiku kohta üliväike. Ehk siis see kaasnev kasu, mis tervisesport, igapäevane nii-öelda siis suusasport, suusaõppe, laste suusatunnid, kus sa paned nagu selle, summeerid nii-öelda sinna aktiva poole peale, et siis no, see on üli odav. Lihtsalt tavaliselt see jutt on niimoodi, et suurem osa kunstlume tootmise siis rahalisest väljundist või nagu see suurem kulu ongi veoauto. No nüüd võib-olla on sõltub talvest, et ja siin praegu ju võid nullkuluga ka, eks ole, et sõltub, mis see börsihind on sul seal parasjagu, eks. Hakkame tootma. et see ka sõltub, aga selle noh, nagu väga suures pildis võiks selle kokku võtta niimoodi, et seal, kus kasutuskordade arv on väga kõrge, siis seal tõenäoliselt see kasu on suurem kui kahju ka keskkonna mõttes. Aga just need samad olümpianäited või üldse spordirajatiste ehitamise näited on see, et kui sa ehitad rajatise, millest kas siis osa või suurem osa on nagu väga väikses kasutuses, siis on tehtud nagu igas mõttes väga suurt kahju. Ja noh, me räägime täna spordist, aga neid valdkondi on veel, kus seda betooni ikkagi valatakse. Nii, suurepärane. Aitäh sulle sõna võtmast. Väga head mõtted, aga publikust äkki veel küsimusi? Või siis minu jutt, et räägime motospordist, et see... Ja ma mõtlesin küll, et ma täitsa ausalt, mul see oli plaanis, aga ma mõtlesin, et arvestades inimeste spetsialiteeti, siis ei saa ka nagu päris anda neile võimalust lihtsalt tulistada, eks ju, et siis ma mõtlesin lihtsalt sõnastada selle küsimuse umbes nii, et mis te autorallist arvate muidu? Et võite kõik rääkida. Ja kohe öko selles vaates. Mina olen väga suur autoralli fänn, aga 6 Rally Estoniat olen sõpradega vaadanud seda jalgratastel. Ehk et minu auto ei ole kuskil parklas olnud, ei ole liiklusesse koormat teinud. Me teeme sellised 75-100 kilomeetrised päevad. Me näeme rohkem, meist rohkem näeb ainult Oleg Kross helikopteril. Aga ma ei ole suutnud seda veel Urmole maha müüa. Ma olen üritanud, et ma olen valmis rühmajuhiks tulema. Ärme tee rohepesu, et nad ostavad mingid vautšereid ja saavad niimoodi korseriks, aga teeme rattagrupid. Et kogunemine on piltlikult öeldes Pühajärve parklas ja siis kes tahab mitu ringi teha. Et noh, see on üks näide, kuidas mina võib-olla natukene ökoloogilisemalt vaatan seda Andrus Ansipi sõnul barbaarset sporti. See on väga hea mõte. Tegelikult ka. Ma enne tahtsin motospordist korra ühe näite tuua sisse, aga kuna mul ei tulnud need faktid kohe arvuliselt meelde ja ei leidnud ka praegu kiiresti üles, aga ma ise motospordiga seotud kuidagi ei ole, aga ma nende kaitseks tahaks seda öelda või siis viskan sellise küsimuse kõigepealt õhku, et mis te arvate motospordi puhul, et kas need mürisevad mootorid ja nende nii-öelda põletatav kütus on see saasteallikas nende puhul või on seal ka see nii-öelda pahategur kuskil mujal, hoopis nendes pealtvaatajates tahtsin ma tähelepanu juhtida, et Le Mansi 24 tunni sõit oli koostanud endale päris põhjaliku siis roheanalüüsi, kus neil oli ka siis protsentuaalselt välja toodud see võrdlus, et kui palju CO2 neil siis selle mootorite siis tirutamisega seal ringrajal, eks ju, tekib. Et see oli väga olematu kuigi selle muu ümber, mis need osalejad sinna tulevad. Et mida suurem ja populaarsem üritus, siis pealtvaatajad teevad seda kahju märksa rohkem, et need vaesed motosportlased on lihtsalt selle probleemi ees, et pagan meid käiakse vaatamas.
mul ka aktiivselt siin kaasa kuulates tuli selle motospordiga seoses üks mõte, võib-olla mis on üldistatum, et need, kes on hästi organiseeritult osalemas, on see siis motosport või mõned muud spordialad, siis nad on tunduvalt keskkonnateadlikumad ja sõbralikumad, sest nende kas regulatsioonid või reeglid, seal on juba päris palju teemasid välja toodud, esitatud ja nad peaksid nende järgi käituma. No, kas või see, et viskad keelipaki maha ja siis saab diskvalifitseeritud. Häda hakkab sealt pihta, et need pealtvaatajad, kes siis saavad ka hoogu sellest, et kas või motospordiga hakata iseseisvalt tegutsema, siis nad võib-olla ei vaata sinna sisse nii palju ja siis nad sõidavad, tegutsevad ja tegelevad oma alade ja tegevustega võib-olla seal ja just niiviisi, kuidas ei peaks. Mõned näited on just seotud võib-olla siis maastikurattasõidu ja radadega, kus munakana teema, et kas mootorrattur käis sealt ennem läbi või siis see maastikuratta seltskond sõitis sealt läbi ja kui on tegemist sellise piirangulise alaga, mis meie uuringutes tihtipeale on uurimisobjektiks, siis probleemid tekivad sellest, et pigem ja lihtsam on kõigile ära keelata mingisugune ligipääs, sest nad omavahel ei tea, kumb selle raja tegi, aga radu juurde ei ole vaja sinna niiviisi tekitada või nendega nagu sellist suuremat kahju. Et jah, pealtvaatajad ja nende isiklik huvi ja teadmatu käitumine on see, mis lõpuks võib-olla on laiemas perspektiivis valusam. Vot küll on hea, et ikka vanadel headel kuulsusrikastel Kalevi suursõidu aegadel, kui 100 000 inimest kogunes Pirita Kose Kloostrimetsa ringrajal, me ei teadnud sellest keskkonnahoiust eriti midagi. Ei lugenud neid bensiiniliitreid nii palju kui praegu, et sai ikka Eesti kultuur ka õitseda veel hallil nõukogude ajal mingit moodi. See on tore. Aga tänase aruteluringi lõpetuseks siis kõigile teile üks küsimus. Vastan ise ka. Küsimus on siis see, et ütle üks asi, üks mõte, üks tegevus, mida kuulajad saaksid teha, et enda sportimist jätkusuutlikumaks muuta. Ma võin alustada hästi, te saate mõelda. Mina olen väga suur välijõusaalide fänn. Need on minu arust aina paremini tehtud. Keskmisele inimesele täitsa piisavate raskustega, et ennast arendada ja ma ütleks, et nii mõnigi kord võib-olla oleks mõni 24/7 avatud jõusaal meil isegi vähem, kui me värskes õhus neid kasutaksime, kuigi neid kasutatakse päris laialt, aga ma julgen soovitada ja igal juhul, et see on võib-olla sümboolne, aga mingisugune väike efekt äkki sellel on. Ma vist siis alustan. Ma ütleks kohe kaks asja. Üks on see, et kui sa lähed kuhugi kaugemale ja mingisugune suurem üritus, siis kui sa lähed oma autoga, paku kellelegi küüti või siis leia küüt endale, ehk siis koopereeruge. Ja teine on see, et ärge vaadake viltu, kui inimene tuleb kas joostes rattaga või muul keskkonnasõbralikul viisil. Sportides või vahet ei ole, mida sa teed, et kõige vähem, ma arvan, see mõju jätad siis, kui sa kõige vähem tarbid või hoogustad millegi uue tootmist. Et taaskasutatud varustus on tihtipeale võrdväärne uuega ja sama näide, mis Johanna tõi, et spordijakid 10 aasta tagused siiamaani kestavad ja toimivad, et sportides ei ole vaja nii-öelda kiirmoega kogu aeg võib-olla kaasa minna, et näiteks kasutatud jalgrattad ja nii edasi sportimiseks turg on päris lai, valikuvõimalust on, et asjad võib-olla, mida ise nagu teha. Ma natuke teise nurga alt, et kui sinu kogukonnas minnakse radu korrastama, mine löö kaasa, mine korrasta koos oma kogukonnaga oma piirkonna terviseradu. Sa saad vahvate inimestega tuttavaks, sul tekib selle rajaga kindlasti veel lähedasem suhe ja tühja sa sinna midagi maha viskad ja järgmine kord võtad kellegi teise poolt maha visatud asjad ka üles, et niimoodi oled rohkem osa kogukonnast ja rajad on ka omade suhteliselt väikeste ressurssidega korda tehtud. Tiit näppas mu põhisoovituse praegu ära, aga ma võib-olla siis jätkaks sellega, et see vabatahtlikuks olemine aeg-ajalt
töötab samamoodi sellise väärtuste ja isikliku vastutustunde kasvatajana, mis seda keskkonnateadlikkust ja sõbralikkust võib-olla juurde toovad juurde. Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis on järgmise aasta kevadeni avatud siis näitus, mis keskendub just nimelt spordi ja keskkonna omavahelistele mõjudele ja soovitame minna seda vaatama. Kindlasti saab seal targemaks, kindlasti ehmatab mõne koha peal natuke ära, aga see võib olla selline positiivne ehmatus, nii et suur tänu kõigile. Johanna Talihärm, Reeda Tulla-Fjodorov, Kaupo Tammemäe ja Tiit Pekk, kõik siin, jah. Mina Johannes Vedru. See on nagu Tiit Karuks kunagi oli, et ütles, et hakkas saadet lõpetama ja siis 3 korda üritas ja enda nimi ei tulnud meelde. Aga head festivali, nautige siis ja kes tahab veel diskussiooni jätkata mõne meie külalisega, siis see võimalus on olemas. Aitäh kõigile kuulamast ja mõnusat päeva jätku. Medal ja palun ja.